Ühe maja sündi alates vundamendist kuni viimistlustööde lõpuni on minu meelest äärmiselt huvitav jälgida ja oleme oma kaameraga praegu siin Rae külas Tulbitee arendusel, kus parasjagu rajatakse majade vundamente ja võtame oma huviorbiiti ühe nendest majadest, mida me jälgime siis alates vundamendi ehitusest kuni viimistluseni. Ning teie, kallid vaatajad, saate seda ehituse käiku näha meie saadetes alates tänasest kuni siis selleni, kui maja valmis saab. Esmane jutuajamine arhitektiga ilmselt on kõige õigem teha nii-öelda vundamendi augus, seepärast et teie töö on lõppenud ja ehitajad alustavad. Kui suur see maja tuleb? See maja peaks olema kuskil 160 ruutmeetrit. Ma olen nagu aru saanud, et see maja ei kerki esmakordselt, et samasuguseid on juba ehitatud üsna mitmeid. Kas nüüd täpselt samasugust, aga analoogseid on jah, ütleme siin tehtud juba varasematel aastatel ka. Kuidas arhitekti jaoks selline asi toimib või istub, et töötad maja nagu ükskord välja ja seda kasutatakse ikka jälle ja jälle? Kas asi paraneb ka töö käigus? No kindlasti seda hoonet saab ikkagi sätitud, muudetud, natuke korrigeeritud, sest et ükskord on selline maja juba valmis tehtud, see on maha müüdud, on nähtud ära, mis on head küljed, mis on halvad küljed, mida saab parandada. Et see tegelikult iga aastaga ikkagi see asi muutub, iga maja muutub. Millised materjalid põhikonstruktsioonides on? No vundament on Columbia kivil ja maja põhikandekonstruktsioon on siis Aeroc kivil. 375 Aeroc, millele siis soojustust peale ei tule, vaid tuleb kohe välisfassaad, kombineeritud kivifassaad ja laudvooder. Nendele elamutele tuleb siis betoonõõnesplokkidest vundament, mis on siis keskelt soojustatud polüstyrooliga. Nendel majadel on ta 180 mm. Siin tehakse kõigepealt ikkagi vundament valmis, täidetakse ära, valatakse põrandad ja siis sokli peale hüdroisolatsioon ja sealt pealt läheb siis Aeroc plokk. Milline seinaplokk siia tuleb? Seinaplokiks tuleb Ecotorn Plus laiusega 375 mm, millele ümber tuleb siis tellisvooder. Kas Ecotorn plokk on praegu see põhiline, millest üldse laotakse, et me elame selle energiasäästu režiimil? Jah, Aeroc Ecotorn Plus laiusega 375 ja samuti ka 500 on sellised, mis on meie kõige müüdavamad välisseinaplokid. Kuidas tagasiside teil on nende inimeste käest, kes juba taolistes majades elavad? Üsna mitu talve ei elatud, hea maja, soe maja? No hea maja, soe maja, siin kindlasti annab juurde see, et on kohe sisse pandud sundventilatsioon soojustagastusega agregaadiga, siis maasoojuspumbad, aknad on kõik kolmekordsed, et kõik see kindlasti hoiab seda asja, seda soojust. Aga miks Aeroc peale nagu see otsus läks? No ma saan aru, et eks see siis on ikkagi hinna ja kvaliteedi suhem paigas seal. Et eks see tellija ja ütleme, et meil ikkagi saame suures plaanis ette, et mis saab see valik olema. See maja on nüüd nagu ühesugune, aga kõrvalmaja on natukene teistmoodi. Ja kokku on siin, ütleme, plaanilahenduselt ja fassaadilt on 9 eritüüpset hoonet kasutatud. Et need on siis seotud siin, arvestades krundi iseärasusi, ilmakaari ja kõiki selliseid. Kus saab olema ikkagi krundil nii-öelda see tsoon, kus inimene viibib, ütleme õhtupäike, päevane päike, siis ütleme, garaaž on üldjuhul ikkagi põhja planeeritud, et seal ei ole sellist päikest, sellist krundi kasutust niivõrd. Ja siin arendusel on arhitektil vaba voli ka, et saad maja keerata vastavalt ilmakaartel, et ei pea olema tänavaliinis kõik fassaadid täpselt sirged. Tegelikult on siin ikkagi suht paigas see asi, ja need ehitusalad on niivõrd kitsad, et need majad on siin ikka täpselt nipa-nappa sisse mahtunud. Suurt mängumaad ei ole, aga üritad ära teha kõik, mis võimalik. Ja täpselt nii. Kuna vundamendi ehitus võtab mõnda aega, ükskõik kui kogenud ja head töömehed ka on, siis järgmise nädala saates me tuleme küll siit objektilt läbi ja heidame pilgu peale, kuidas töö on edenenud, kuid käime ära ka Aeroci tehases ja vaatame, kuidas sünnib Aeroci seinaplokk.